Hei, hea Valdeku noortekeskus. Valdeku on vist ainukene noortekeskus Tallinnas, kuhu ma ise füüsiliselt kohale pole jõudnud. Ja selle piinliku vea ma loodan esimesel võimalusel ära parandada, kui eriolukord läbi ja kõik noortekeskused taas avatud. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid hoopis sellest, et käes on 29. aprill, online noorsootöö 32. päev, mis tähendab seda, et nüüdseks igasuguse arvestuse järgi oleme virtuaalset noorsootööd teinud 6 aega. Ja sellega seoses tahan sulle öelda, et lahedalt ja hoogsalt paned. Ei ole üldse lihtne nii lühikese aega oma tööd ümber sättida ja hakata tegema enda jaoks täiesti uusi asju ning iga päev midagi uut õppida. Ja samal ajal siis ka veel online noorsootööd edasi teha. Aga mina arvan, et teie olete sellega väga-väga hästi hakkama saanud. Eriti on mulle meeldinud teie trennivideod, mis on ka suureks inspiratsiooni allikaks minul olnud. Olen neid vaadanud ja nad on mind aidanud ka minu enda treeningvideote tegemisel, mida siis teen Kristiine online noortekeskuse lehele. Aga samuti on väga kihvtid minu arust teie arvutimängudega seotud erinevad tegevused. Ja loomulikult ka paljud muud meeleolukad ning põnevad vahvad ettevõtmised, mida olete 6 aja jooksul teinud online noortekeskuses. Ja sellega seoses, kallid Valdeku noored, kui näete seda videot, siis kutsun teid ülesse. Kui teile samuti meeldib online noorsootöö, mida Valdeku noortekeskus teeb, siis andke sellest oma noorsootöötajatele teada. Ideaalne võimalus on, kui annad seda teada neile kas chatis kirjutades või siis mõne postituse alla kommentaari jättes, et väga kihvtilt panete, mulle see väga meeldib, mida te teete. Või kui te kirjutada ei julge, siis pange lihtsalt mõne postituse alla kas like või süda. Sest et ka noorsootöötajatele on teinekord häid sõnu ja lisamotivatsiooni vaja, eriti ka praegusel keerulisel ajal. Nii et hea Valdeku, pane samas vaimus edasi ja loodetavasti peatse kohtumiseni. Tšau, tšau!